videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin nagu need raudnaelad, mis ei roosteta, ehk siis väga puhtast rauast naelad. Olge tänatud kõik, kes te toetasite, toetate ja hakkate veel toetama Nõmme raadiot, sest tehnika väsib enne kui mehed. Ja jupikesi oleks vaja nii meestele kui naistele. Saaks ka kuidagipidi Kertu Luisk oma pildi paremaks, aga hetkel lihtsalt ressurssi ei ole hea, et ise hinges, aga see hing on kuradi visa, mida kinnitab ka täna stuudios viibiv herr doktor Viktor Vassiljev. Kes ei ole tehtud mitte Hiinas ja mitte konveieril, isegi mitte käsitsi. Vot näed, Viktor, mida head uut, halba uut, huvitavat uut kokkuvõttes sinu prillide läbi nähtunud on? Jaa, mina olen elanud maailmas nii kaua, et teate, ka minu jaoks midagi eriti uut ei ole. Kõik on kas ühel või teisel kujul juba nähtud või kuuldud. Jah, ta ei ole uus, ta on ainult teist värvi. Jah, nii et mis siin ikka nii väga uudne, et kella keerati jälle, eks ole, jälle oli mingi paanika, ei olnud rahul sellega, et nende meelerahu rikutakse kella keeramisega, kuigi kella on keeratud juba siis, kui mingi kella üldse olemaski ei põlnud, sellepärast, et aastad tuhandeid on inimesed elanud talvel talveajas ja suvel suveajas, sellepärast, et tõusma pidi ju koos päikesega, päikese järgi oma elu tegemise ja töid seati, nii et talve suve aja vahe võis lausa mitu tundi olnud ja kellelgi ei tulnud pähegi rusikat taeva poole vibutada ja miks need taevakehad siis talvel teistmoodi kui suvel tiksuvad. Ja ei olnud siis ka neid vingeid horoskoope, mis ütlesid, et 2. jaanuar on õige päev kardula maha panemiseks ja nii edasi, töö, mis sa tahad. Aga meie elus on praegu huvitavaid nähtusi. Eilne saade Andres Raidiga, no näiteks see oli võrdlemisi rasketes tingimustes, sest Andres Raid oli 4 päeva olnud 40 või peaaegu 40 palavikuga maas, higistan nagu noor jumal ja ega ta natuke närbnegi välja küll, aga vana kooli mees, noh on salvestus, siis salvestame. No kes haige ei ole, see terveks ei saa, eks ole. Mina mäletan oma lapsepõlvest, no minu kadunud ema, ta oli vana tohter, eks ole. Ja kui lapsukesel ehk minul oli mingi väike palavik, siis ema ütles niimoodi, et kuni 37,3 ei ole mingi palavik, marss kooli. Ega ei olegi palavik ja sellise kehatemperatuuri kerge tõusuga ei hakatud üldse kraadimagi. Just. Aga vaata, praegu on niimoodi, et Andres seda ei kirjeldanud, me tema tõvesse ei süvenenud, aga koolides pidi olema just Lõuna-Eesti kandis, Tartu kandis see, et iiveldus näost valges sant olla. No mis see on? Tead, sant olla. Vaata, eks mul noorem olin, siis vahest oli viina võtmist ka, eks ole, ja vahest oli isegi niimoodi, et see õhtu lõppes alles hommikul ja järgmine päev oli õudsel kehtun, ega eks teab, mis see on, eks ole, aga sai mindud tööle, sai töö kõik ära tehtud, eks ole, ei teinud teist tõigugi. Tänapäeval on niimoodi noored inimesed, et kui on väheke pidu peetud, eks ole, kõik tööle minna ei saa, mul on halb enesetunne. No selle kohta vanasti öeldi, et kes see tegi, ise tegi. Tunne ennast saa. Muide, vaatasin mina ühte klipikest, nagu neetud peaaegu Kremli jutupunktid, venekeelne klipp oli, kus tütrekene küsib emalt, et aga ema, mis värvi kaardid teil olid koolis? Ema vaatab üllatunult otsa, mis kaardid? No need, millega sa turvavärava lahti tegid ja kooli said.
ema ütleb, meil ei olnud mingeid kaarte, meil oli 10. klassi nende keskkool lõppes 10. klassiga, 10. klassi poisid olid ukse kõrval, kontrollisid, kas vahetusjalatsid on kaasas. Ja kui mingi terrorist või terroristi isa neist suutis läbi murda, siis ma nime ei mäleta, kasutan traditsioonilist, siis tjotja Ljusja vajutas oma ämbri ja harjaga pikki pead, nii et eluks ajaks jäi meelde. Ja kui marsiti sööklasse sööma, siis jällegi korrapidaja oli söökla ukse peal ja siis tuli käed ette näidata. Ja muidugi siis ei tulnud pähegi, aga nüüd tekkis mul selline mõte, et kui räpased need käed siis pidid ka olema, et nii silma järgi sai aru, kas on pestud või ei ole pestud. Olen mina näinud ühe tuntud isiku, kui ta oli veel 14-15, ilusat žesti. Keegi ütles, kostümeerija või nii, et poiss, sul on kael must, mida poiss tegi. Ei ole ju. Aga see kooliteema läks veel edasi. Mitu turvameest teil oli? Ei olnud turvamehi, oli tjotja Ljusja. See oli kõige kangem. Siis aga kuhu teie vanemad kandsid raha üle, et te saaksite koolis süüa osta? Ema vaatab nagu ma ei tea, karjalaskepäeval 1. aprillil vasikas uut väravat. Minule andsid vanemad kaasa iga päev 1 õuna ja 2 vorsti võileiba. Kõik. Jah, aga mis sorti pudelivett te jõite? No ei joonud pudelivett, meil oli kraan ja kraanis pulskas välja ja said oma vee kätte. Ja neid detaile oli seal palju ja ainukene mõte, tähendab ema kokkuvõte oli see, et meil ei olnud seda jama. Meie käisime lihtsalt koolis ja õppisime. Ja kõik see kokkuvõttes on, et me oleme ikka üsna põrses, ei ole midagi parata. Juba alguses, kui iseseisvus tuli ja iseseisvad turvamehed hakkasid poes valvama ja see oli nagu sundmenüü, et pidi käima turvamees. Kas ta midagi teadis, oskas seda, ma ei tea. Ja siis mul tekkis kahtlus, et see on nagu provokatsioon. Et kui sa näed, et varastada on raske, sest mingi turvajõmm kõnnib edasi tagasi, tekib kiusatus midagi pihta panna. Ja mitte ainult poest pihta panna, vaid kuna igal pool olid turvamehed, eks ole, siis igal pool oli kiusatus nüüd kuskil midagi valesti teha. Aga turvamees oli väga lugupeetud amet, nii et väiksed lapsed, nemad ütlesid, et nemad tahavad saada mitte kosmonaudiks, vaid turvameheks ja isegi mingi laul oli turvamehe kohta. Ja oli küll, siukene lüüriline, aga vaata, kas see ongi areng? Et inimesed, ühiskond nii-öelda, ruiates rõõmust, tahab endale piiranguid, et siin oleks valgusfoor, muidu mina loll ei tea, et peaks seisma jääma, et siin oleks stopp-märk, et poes oleks nähtaval kohal turvamees ja mul ei tule kõik need asjad pähegi. Tead, aga see ongi vabadus võib-olla, sellepärast, et nõukaajale meid jälgiti ja mingisugused tsiviilriietudes isikud istusid kuskil mustade klaasidega, auto oli kuskil nurga peal ja midagi alles, kõik see oli salajane. Aga siis tekkis vabadus ja kõik see jälgimine muutus avalikuks. Avalik turvamees, politseinikud, kõigil vorm seljas, eks ole. Ja minu meelest võikski areneda edasi ja ka praegu kaitsepolitseinikud näiteks võikski käia ringi mingi märk otsa ees, et kõik näeksid. Jah, vanal hallil ajal ma olen ise rääkinud ühe tegelasega, kes tunnistas, et tema oli, ma isegi ei tea, kas nüüd KGB, aga mingisuguse sellise organi või organisatsiooni priitahtlik koputaja ja tema käis Võiduväljaku meeste peldikus kontrollimas, et ega keegi ei onaneeri, aga siis tuli vabadus.
ja Priit Ahtlik ja ausalt öeldes tähendab, mina olen ka olnud KGB Priit Ahtlik koputaja. Lugu oli siuke, et kuna ma olin tudengina, oli väga lõbus poiss, oli hästi palju tuttavõtjad, kunstnikke, teatriinimesi ja siis kunagi Werneri kohvikus Tartus astus ligi korralikus ülikonnas härrasmees, tegi mulle välja tilga konjakit, eks ole, ja tegi minuga siukest juttu, et sa oled ju intelligentsete inimeste poeg, eks ole, tahad kindlasti ülikooli ära lõpetada, aga võib-olla et ei lõpetagi ära, kui sa ei kanna meile korralikult ette, kellega sa rääkisid ja kes siis Nõukogude võimu kohta mingi paha sõna ütles. No ma sain aru, et nüüd ongi kõik on vahele võetud, eks ole, ja mis sa teed ja ma mõtlesingi välja, mis ma teen. Mina siis laenasin kuskilt 3 rutsi, läksin Kaunase restorani, tõmbasin nina viltu ja seletasin kõigile, et mina olen nüüd KGB koputaja ja saan iga ära antud hinge eest saan 25 rutsi, tunnistage nüüd kõik ülesse, ma annan kõik sinna. Ja kõik sellega asi lõppes, rohkem minuga mitte keegi mitte kunagi ei rääkinud. Sinu jutust hakkab kõrva 2 detaili. Esimene see, et kui ma olin tudeng, siis ma olin lõbus poiss. No kurat, mis sa praegu oled, mis sa siis veel tudengina võisid olla? Olin küll, jah. Ja teine detail, astus juurde korralikus ülikonnas. No mina ei olnud korralikus ülikonnas. Peaaegu, et paitas põske. Ja. Ja sa ei küsinud, et pederast või? Tol ajal pederast ei olnud. Oli paragrahv 118. 117. 118. Võib-olla ka 118. No, tont temaga, aga igatahes mina paragrahvi alla kuulus. Mina Mihkel Oviirile ütlesin selle välja ja ta oli nõus. Jah, aga üldiselt ega päris oma soo iharaid ega neid vangi ei pandud selle paragrahviga, et paragrahv oli teisiti mõtlejate hirmutamiseks. Et need, kui võeti kinni, siis pandi just nimelt selle paragrahvi vangimajja. Ja seal on läit neid hästi. Jah, ja ka vastupidi, aga sellega oli niimoodi, et esimene lõige oli vabaduskaotus kuni 3 aastani, aga seda algjupikest vähemalt 6 tundi, seda ei olnud. Nii et niimoodi see elukene on meil. No siuke elu on olnud ja me oleme seda kõike näinud. Me oleme seda näinud. Ja oleme ellu jäänud. Ja kuidas veel? Mitte, et ma nüüd lapsepõlve hirmsasti tagasi igatseksin, aga tead, see võrdlus kuidagi käib närvidele. Aga kui meil kuks leivatükk maha, siis me võtsime maast üles ja muudku aga läks liivaterade krõbinal suhu. Ja kui jooksime kuskil ringi, oli põlv maraskil verine, sest ei olnud mitte midagi, vaat püksid olid lõhki, eks ole. Vaat see oli suur probleem, selle eest võis saada ka rihma ja kui oli peres ikka tubli kasvatus, siis ka pandlaga. Nii et, aga meil ei olnud mitte mingisugused ATH-sid nagu need ärevus ja tähelepanu häired, eks ole, mitte keegi ei krõbistanud mingisuguseid rahusteid ja antidepressante, selliseid asju ei olnud. Ütle nüüd, kas see ei mõju kuidagi pidi selle, paljud tänased prominendid ju kannatasid sel ajal, millest meie nii rõõmsasti räägime. Ma kardan, et ega nemad tollal suurt nagu ei osanudki kannatada, aga hiljem mõtlesid välja, et see, mis nendel elus ei õnnestu, mis nad valesti teevad, mida teha ei oska, mis on läbi mõtlemata, selles kõiges on süüdi raske lapsepõlv ja raskes lapsepõlves on süüdi kindlasti Nõukogude võim. Nojah. Nõukogude võimu süüdistada on isegi kindlam kui astroloogiat ja horoskoopi. Jah, vaata praegu jälle sa tõid mulle meelde ühe eestikeelse ilusa ütlemise, et loll saab kirikuski peksa. Lollid said ka nõukaajal peksa. Said siis ja eks nad omas vormis saavad praegugi. Aga praegu, mis mind häirib? Mind häirib see, et mõni päev tagasi oli jupikene lugu. Vaata, oli üks ilus Hollywoodi film, kus
taksojuht või niimoodi otsis kollasest ajakirjandusest tõendeid vandenõude ja tulnukate ja muude kohta. Sellepärast tasub vaadata Nelli Teatajasse, sealt põrutatakse aeg-ajalt ikka nii, et on oska ainult lugeda. Elu24 on niisugune asi, mis kollase pähe serveerib aeg-ajalt infot, mis ajab ihukarvad püsti. Sama rea peal on Kroonika. Kroonika on mõneti minu jaoks nagu omal ajal oli LP-plaat, see kaua mängiv, suur, mis müüdi maha ühe loo pärast, ülejäänu võis olla, ei kuulagi, aga see üks lugu, grammofoni nõel kulus selle loo koha peal läbi plaadi. Ja vaat näiteks siinsamas Tallinnas pargiteel olid vorstijupid nõelad sees. Keegi oli ostnud paki vorsti, ilmselt ka juppideks natukene murdnud, nõelad sisse toppinud ja visanud maha, et ehk saab pulli. See on üks omaette jubedus. Siis lugesin mina, et ühte pedofiilia kahtlusega endist prominenti aetakse siiamaani taga. Kohe mitte ei tea, kus ta on ja võib-olla politseis öeldakse, kurat, selle raha eest ma nüüd küll nii palju jooksma ei hakka. Ma ei taha politsei kohta midagi öelda hästi ega halvasti. Ta peab täitma oma kohta, aga juba aastat, ma ei tea, 7, 8, 10 tagasi ma ütlesin, et see, mida tehakse politsei ja päästeametiga, see on jube. Pärast see, nagu ütles, kes oli see Nõukogude akadeemik, kes ütles, et meil ei ole õigust nõuda looduselt armuande, eriti pärast seda, mis me temaga teinud oleme. Ja vaata, see on killukesed meie tänasest, meie ühiskonnast. Keegi tahab piinata lemmiklooma, keegi leiab, et õudselt eksootiline ise pealt näha nagu mees, kui saab poiskesele käe püksi ajada. Lisaks muidugi igasugused muud seksuaalsed juhtumid. Hea küll, kui ma oletan, et Nõukogude ajal vaikiti need maha, ma kardan, et see oletus ei pea eriti vett. Tead, kas nüüd vaikiti maha, aga seda vähemalt ei võimendatud. Kindlasti ka nõukaajal oli neid, kes poisikesele käe püksi ajasid, aga see ei olnud ajalehe esikaane uudis. Ja näiteks, kui mina käisin koolis ja isegi pärast hiljem ülikoolis, mul millegipärast ei tulnud pähegi üldse, et siuke võimalus on poisikesele käe nagu püksi ajada. Aga praegu on see, ja mitte ainult see igasugune perversus, on meie elu peaaegu et loomulik osa, et on sellist inimesed, kes seda teevad, eks ole, et on inimesi, kes kannavad vastas soliide, eks ole, väga lugupeetud inimesed ja et see kõik on kaast nüüd päris okei, eks ole, aga nad on teistmoodi, aga see ongi mitmekesisus. Ja sina ole tolerantne, kannata ära juba poiskesest peast, eks ole. Vaata, aga kui mina ei ole mitmekesine, mis see tähendab, et ma olen siis teistmoodi. Sa olen vastaline. Järelikult ka mitmekesine. Jah, muidugi siin on neid nüansse kohe igasuguseid, aga ma ei kujuta ette, kas see on ravitav või ei ole ravitav. Lõppude lõpuks ma tean mitmeid, kes olid oma soo iharad, aga lõpuks ikkagi abiellusid ja leidsid selle teise tee mõistlikuma olevat. Mis toimub inimese peas, organismis. Lõppude lõpuks võiks ju vaadata ka seda, et sina õppisid koolis, ülikoolis ja sul ei tulnud pähegi, et nii võiks teha. Aga sinu kõrval olid võib-olla need, kellel ei tulnud pähegi, et teistmoodigi võiks teha.
Jah, aga veel kord ma ütlen, et seda asja ei võimendatud. Et see ei olnud esikaane uudis. Hea küll, ma olen nõus. Ohust peab teadma, et õigustada turvameeste olemasolu või? Ei no ohust peab, aga meil teavitatakse ohust niimoodi, et seda ohtu kirjeldatakse hästi värvikalt nii ja naa, sa sunnib lugema, nii et ilasuu nurgast tilgub ja ma ei tea, kui... Ajab isu peale, jah. Ei ta otseselt isu peale ei aja, aga seda on huvitav ja põnev lugeda. Vaata, nagu loetaks kriminulli, eks ole, sa loed kriminulli, aga sa selle pärast ei hakka ju mõrtsukaks, eks ole, aga vahva lugeda. Võib-olla mõni hakkab ka, mine sa tea. Ei, mõni hakkab ka, kui tal on kaldust, eks ole, võtab isegi õppust, eks ole, kuna väga tark krimikirjanik on kirjeldanud seda mõrva, milleks ise välja mõelda, kui see on stsenaarium ette antud, eks ole, kuidas seda asja naabrimehe kallal toimetada. Ja kui nüüd kirjeldatakse värvikalt igasuguseid mitte traditsioonilisi seksuaalseid tegevusi, et ise, kui poleks lugenud, välja ei mõtlekski, kuidas neid asju harrastada, aga sulle antakse instruktsioonid ette. Kõige vägevam propagandalaine tuli pärast iseseisvumist minu meelest. Ajakirjas Noorus, mida ma ikka lehitsesin ja lugesin ja seal olid haaravad pikemad sõnavõtud väljaheite mängudest. No, omavahel öeldes, teiste kuuldes muidugi nähes ka, sihukene asi tõepoolest ei oleks mulle siis ega ka edaspidi pähe tulnud, et situd teisele suhu ja mõlemal on hea ja tore olla. Ei, tõmbame tagasi, see on niivõrd vastik, kuigi väljaheite mänge olen ka mina mänginud, nimelt lapse põlves naabri poisiga teineteist pildusime hobuse pabulatega. No see on sekundaarne välja. Aga hobuse pabul siia ma mäletan, et ta on siuke kuiv nagu kerge heinalõhna, aga eks ole käsi ei määri, sellega on hea visata. Ja. No, ma ei tea, võib-olla tõmbame sellele teemale nüüd vee peale kahjuks. Otse kaadris suud loputada ei saa, aga me oleme vanakooli mehed, tead, igasugu sitta juba suust välja, et rohkem ei aja, teeme vaiksemalt. Lugesin mina ilusat pealkirja, see mul ekraanil ka. Kiirhinnang. Aastaga tõusid hinnad 4,3%. No, amikus meos 4,3%, see pole midagi. See on ju, vaata, sajani on ikka, ma ei tea, nagu avakosmosesse. Samas, see asi, mis maksis vanasti 100, selle hind tõusis 4,3 võrra, eks ole, 4,3 eurot lisaks. See, mis maksis 10, no sellel tõuseb siis 43 senti. No tead, ütle või ilusas vene keeles, polegi nagu midagi. Aga samas see 4,3%, kui see nüüd tõlkida ausasse absoluutarvude keelde, millise summa võrra sind rohkem lüpsti. Siis on propaganda. Ja 1 300 000 elaniku kohta on need summad sadades miljonites. Seda küll, aga vaata, hinnad tõusevad, tarbijahinnaindeks tõuseb, korrigeeritakse palku, palgad tõusevad, pensionid on muidugi viimased, nemad tõusevad pärast hindu ja pärast palku. Aga see tähendab seda, et kui hinnad tõusevad, palgad tõusevad, sama palga eest saab mitte 4% vähem, saab sama palju, küll väike ajanihe on sees, eks ole, ja kord liiguvad kiiremini hinnad, kord liiguvad kiiremini palgad, aga praegu on see liikumine juba hakanud elama iseseisvat elu ja ma tunnen, et nad tõusevad ilma juba inimsekkumiseta, tähendab kontrollimatult liiguvad hinnad, palgad, hinnad, palgad liiguvad ülesse ja see protsess toimub iseenesest ning oht on milles? Oht on selles, et me liigume näiliselt nagu Norra suunas, kus nii hinnad kui palgad on nii kõrgel, et ega mõistusega turist sinna Norrasse
ei lähe, tema ei saa oma rahadega seal hakkama, sest norrakad saavad suurt palka, maksavad kõrgeid hinda, nende jaoks on okei, aga Norras on gaasi. Norras on rikkust, Norras on korralik majandus, nemad võivad endale seda lubada. Meil gaasi ei ole, naftat ei ole, kulda ei ole, mitte midagist ei ole. Nii et kogu sellel rahamassi suurenemisel ei ole mitte mingit reaalset katet. Ta võib 4% võrra aastas tõusta, tarbijahinnaindeks, inflatsioon, palgatase. Nii kaua, kui ta saavutab mingisuguse piiri, kus tal enam materiaalset, reaalset katet ei ole ja vot siis on juba kuri karjas. Vaat siis on juba kuri karjas, aga just see, et hinnad on tõusnud, sa pead tõstma oma töötajate palka, aga nad ei saa rohkem osta ikkagi, samas teatud kontingent seda enam ei osta. Jaaks seda küll, sest samal ajal toimub ka see, mis on kapitalismile kohane, kapitali kontsentratsioon, rikkad saavad rikkamateks, vaesed jäävad vaesemateks ja nii ongi, et on mingisugune keskmine, ta ei ole keskklass, aga mingi keskmine suuruse rahvast, kes elab ära nii hinnatõusu kui palgatõusuga, aga järjest rohkem tekib ka neid, kes lihtsalt ei saa hakkama. Ei saagi. Ja mida siis need peavad tegema? Paastu ja palve peale lootma? Riigi käest, riik ütleb, aga selleks on me hunnik igasugu sotsiaaltoetusi, eks ole, saavad toetust, elavad toetusteks, müüvad oma kodu maha, kui nad ei jõua oma kodu ülal pidada. Muidugi, müü maha, ostja küll ja veel ja mingu siis sotsiaalelamispinnale, mutsipaaleelamispinnale, kodutut varjupaika, no pommi varjendeid hakatakse vist ehitama, jah. Et neid võib rahuajal ka kasutada kodutute majutamiseks. Kuskil oli koguni pilt mingisugusest esimesest paneelmajade rajoonis olevast. Ja korteri ühistu pommi variant, esimene näidis eksemplar nii-öelda. Tead, mul tulid meelde 50. aastad, 50. aastate lõppu, ma mäletan isegi päris hästi. Siis oli igal pommi varianteid isegi koolis ja räägiti, et kui aatompomm akna taga plahvatab, et kuidas siis sinna radika kõrvale akna alla heitab ikali käed pea kohale, eks ole, ja näidati siis ka pommi variandi joonist, et kuidas need puust narid on ja edasi. Täpselt sama toimus ka Ameerikas, samasugused koolitused ja samasugused variandid, ainult et pomm, mis lõhkes siin samas akna taga, oli venelaste aatompomm. Nii et kõik see on olnud ei mitte midagi uut. Vaat siin tuleb jälle üks teema mängu. Oli ju Ameerika maal nõiajaht kommunistidele. Kas mitte sellepärast, et nii-öelda natside helgemad pead läksid Ameerikasse imeasju tegema, nagu NASA ja muud. Ei no vaenlane peab olema, et kes ütles, et Ceterum censor Carthaginem delendo vesse, vaenlane tuleb hävitada ja selleks peab vaenlane olema, eks ole. Ja no mis parata, natsid said otsa, nendest enam vaenlasi ei olnud, nii et pidi uus vaenlane tekkimas, oligi kommunist. Isegi ameeriklast oli ütlus, tapa kommunist oma emme jaoks. Vist oli midagi tõesti. Kill communist for your mother. Aga vaata just see sama moment, et siis Ameerikas oli üks vaenlane, see oli kommunist. Ja. Meetodid kommunisti püüdmiseks olid kaunikesti KGB-likud muu meelest. Ja segadust oli toona ka piisavalt palju. Ameerika maa muidugi otseselt Euroopaga kokku ei puutu, kus põhitegevus toimus. Muide, Argentiina president Milei olevat, ega praegu ei tea ju internetis, mis on see tehis ja mis on päris. Aga Milei kuulutas, et jah, Hitler oma 2 tütrega elas tõepoolest Argentiinas edasi. No kuule, Trump kinnitas ju, nagu tänapäeval öeldakse, kinnitas ju ka, et see õnnetu tank Leedus uppus järve sellepärast, et ta oli libisenud, jäätunud järve kaldal. No hea, et ta ei maininud jääkarusid, kes seda kõike pealt nägid. Nii et president võib mida iganes suust välja jääda, selleks ta ongi president. Võib.
ja kui juba president ütles nii nagu võtame kas või Rootsi peaministri, kes Estonia huku puhul ütles, et väärivisiir kukkus eest ära ja edasi andsid ametnikud ja eksperdid ja muud taolised kõik endast, et tõestada, et just nii oli. No kui president ütleb, see visiir kuuleb ja kukubki ja pärast noogutab, kukkusin jah. Ja nüüd tekib ju küsimus, kuidas sulatada Leedus jää, et nii ei juhtuks. Hea küll, sündmus oli kole. Leedu kohalik looduskaitsja või looduse asjatundja ütleb, et nagu neetud seda sood ei olnudki märgitud kaartidele, mis olid valitsuse ja funktsionääride käsutuses. Keegi usin põllumees oli märkinud ära, et siin on minu viljapõllud, makske toetust. Et ma ei tee nalja. Väga võimalik jah, väga võimalik. Ja muidugi väga võimalik ja nii tankiluugi vahelt paistab, et see on siuke tore lagendik, kus kasvab muru, eks ole, ja siuksed nagu vedelamad põõsad ja pole seal häda midagi muud ka, aga kolmas käik sisse, davai. No seda ja see meenutab mulle endale mingisuguseid sündmusi, aga kole on see lugu ikka. Samas, kui nad sõitsid nüüd kinniste luukidega, siis muda sisse ei tulnud. Aga kui keegi oli poolest kerest luugist väljas, need kõik on, teema on võigas, aga samas... Kuule, seda ei tea üldse, kuhu nad sõitsid, sellepärast, et siin mingi segadus oli ka, neid otsiti tükk aega, nii et need, kes tanki otsisid ja pärast välja tõmbasid, nemad ka pidasid hinge kinni, et jumal hoidku, kui me leiame sealt seest veel mõne kohaliku naisterahva ja veel hullem, kui ta ei ole mitte kohalik, vaid Valgevenest sisse ilmunud. Ja, see on muidugi hull küll. Anekdoot sellest uppunust, kelle luisud olid jalas. Jaa, nad ju pärast õppusi jäid ju kadunuks, siis kui oli nagu see õppused olid läbi, eks ole, ja õppuste ajal, ei sõida ju tankid oma tahtsi siia-sinna, ma ei tea kuhu. Nii et, kes teab, läksid võib-olla nagu väikest viisi hüppesse või sõitsid külapoodi või... No see ei ole nüüd päriselt meie pädevuses oletada, aga... Ei ole ka meie asi. Nii et ausõnad, minu kaastunne nende hukkunud Ameerika sõdurite peredele, ikka inimesed, eks ole. Aga mis seal tegelikult toimus, tant seda teab ja loodusele tekitati röögatud kahju. Ma ei tea, mis looduse sõbrad selle kohta ütlevad. Tant seda teab, mida seal tekitati või ei tekitatud, aga kahju on sellest, et noored aktiivsed mehed hukka said. Üldse tundub, et paljud sõjad, ma ei räägi siin manöövritest, nõuka ajal oli muidugi 4% ehk siis 104 võiski minna kuludena mahakandmisele, see vrashod nii öelda. Ja sellest ei tulnud ülemustel ka suuremat pahandust, kui 4% piiresse jäädi ja eks neid juhtumisi oli seal küll. Harjutusväljakutel täna lugesin ilusat killukest, kamraad kirjutas, et ajakirjanikul nüüd lubati olla kaevikus, kus tank üle sõidab, aga meie õppustel, meie omadel ei lubata. Sertolovos, kui ma olin 78. aastal, ega ma seda proovida ei saanud. Ja üldse tanki jaoks ma olin kõlbmatusest liiga pikk. Aga seal räägiti hirmu ja õuduslugusid, kuidas kuttidel närvid ei pidanud vastu ja lihtsalt hüppasid roomiku alla ja seletati 10 korda üle, et kui sa näed, et su naaber hakkab tõmblema ja kartma, hoia kinni, löö või uimaseks. Aga jah, need manöövrid, muidugi ropp küsimus oleks, mida teeb üks Ameerika siuke soomussõiduk Euroopas Valgevene piiri ääres, aga
kurat temaga, ei hakka meie neid asju lahti Vatas närima. neid hirmsuuri Ameerika tanke või soomustransportööre, mida iganes, kuidas neid kutsuda, aga ikkagi need paraja raudteevaguni kaalus asju, neid on ka Eesti pinnal päris sügavale sisse vajunud ja pärast päästetud. Aga asi on selles, et nemad on, ameeriklased on harjunud selliste masinatega sõitma kõrbes ja kõrbe ei ole mitte pehmed liivahunnikud, kõrbepind on tegelikult kivikõva. Nad on harjunud seal nendega sõitma ja seal võib ka tehnikaga ja sõjameeste ja seal võib mida iganes kõike juhtuda, aga mitte sohu uppumine. Nii et see oli nende jaoks küll täiesti esmakordne kogemus. No, nüüd see teavad, on midagi enneolematut. Ja seda see on täielik fantastika, kus maapind järsku avaneb tanki all ja tank kukub 5 meetri sügavas mülkasse. Ja alguses oli 5, siis pakuti 12, siis selgus, et 4. Aga vaata Eesti, kui vaadata Eesti kaarti, ma ei mäleta enam, mis tõugukaart see pidi olema, aga see oli rohelist värvi, mida ma ise ka vaatasin aastakümnete eest. Seal oli niisugune koht nagu Epu-Kakerdi soo, mis haaras üksjagu suure ala Eesti maismaast. Ja ka Eestis ma täitsa usun, et ongi raske leida polügooni jaoks sellist maapinda, kus mõnda sood ei oleks. Jah, kui nii võtta, siis see Nursipalu, see ka, kui aeglaselt liikuda ja põmm-põmm teha, seal on ju see needus, et üks nii sügaval võib olla sul ülilibe savi. Jah, ja on ju endised sood, eks ole, kus võib ka 40-aastane mets peal kasvada, aga meetrise mullakihi all ongi mingisugune mülgas. No, nii et sealt pääseb isegi kergema sõiduautoga või traktoriga pääseb üle, aga tank võib kohe kindlasti sisse. No jah, ja selliseid kohti on palju, see tähendab, on küll, neid ei pruugi kaardi peal olla. Siin tuleb nii mõnigi asi ümber mõtestada ja mina mäletan, koolis isegi õpiti, et kuidas tekivad mülkad, et see on kinni kasvanud järv, et on järv, sügav järv, eks ole, siis mingid vetikad kasvavad peale, et sinna tuleb mingi mullakiht ja väiksed puud kasvavad, ma nägin pilte, mis olid õpikus ja tekibki soo, enne oli järv, nüüd on soo. No enne oli järv, no samas kui vaadata nüüd Venemaa poole ja tuletada meelde õilsat filmi Ergav kõrbepäike, mis oli tehtud nii kihvtilt, et kärpekohtasid ei suudetud enam maskeerida. Selles filmis ju ka ollakse merekaldal, mida vist enam ei ole ja seda kallast selles kohas kohe kindlasti ole. Ja, meri tähendab ise väidetavalt, no ta on nüüd juba järve suuruseks kuivanud, aga ta on olemas, jah. Võib-olla jah, natukene on ja siis muidugi tuletaksin meelde ka, ma isegi, no sealkandis on ju veel ka Näljastepp. See on niisugune koht, kus vett üldse ei ole. Nii et tont seda teab, mis seal toimuma hakkab. Võib-olla ehitatakse midagi peale, aga fakt on see, et natuke tuleb mõelda enne, kui jõed teistpidi voolama panna. Jah, on proovitud ja ega see millegi heaga lõppenud ei ole. Seda küll, no jõed on väga see drastiline näide, aga üldiselt inimene tegeleb viimased paarsada aastat järjekindlalt sellega, et ta rikub oma elukeskkonda ja teeb kõik võimalikku selleks, et see keskkond võimalikult kiiresti hukka saaks. Üldiselt inimene rikub oma elu kõige rohkem sellega, et linnastutakse ja järgmine punkt on muidugi see, et käib üks lageraie ja raadamine. Need on 2 erinevat asja. Lageraide puhul tuleb, ma isegi ei mäleta, mis pindala peale peab üks kõrge puu, kõrgem puu tavaliselt kaunikesti näruse väljanägemisega püsti jääma. Mida suurema ala peal vaadata on pehmelt öeldes rõve, aga nii me saame raha, nii me saame majanduskasvu. Kõige suurem pelletite müüja Rootsi on ja
ega mul ei ole selle vastu ka midagi, et saadakse raha, aga see ei kajastu lihtsureliku elu kvaliteedis. See ei ühenda rohkem ühiskonda, pigem killustab, sest igaüks tahab kujundlikult öeldes oma seenelkäigu kohta salajas hoida. Jah, aga jällegi raadamine või lageraie või mida iganes, see kõik on terminoloogia asi, nimetame seda ühte või teistpidi, teatud kriteeriumid, mis on seatud, siis kriteeriumi järgi seda nimetamegi, mis asja olemust ei muuda, sellega on nagu saarte ja laidudega. Laid on samasugune saar nagu saar, no on suur saar, väike saar on laid. Nii kaua, kuni laiu peal ehitist ei ole, on ta laid. Kui sa paned sinna mingisuguse kuuri püsti, on ta ka laid. Aga kui sa selles kuuris elad, kõik, siis on saar. 3 kuud aastas on ta saar. Jah. Mitte päris nii, aga kui sa registreerid sinna oma elamiskoha, siis tuleb ta muuta saareks. Võt niimoodi, amikus meus, me oleme jõudnud järgmise, vihjeliselt vähemalt me jõudsime kohale. Mida sina arvad üleregulatsioonist ja põhimõtteliselt kehtivast bürokraatia diktatuurist, mille eest hoiatas juba herr Parkinson oma seadusega? Ja koos Murphyga. Aga vaata, bürokraatia on vajalik selleks, et teatud protsesse hoida vajalikus suunas, selleks, et protsessi halduril või omanikul oleks piisav ja põhjendatud kindluse tunne, et asjad toimuvad nii, nagu tema arust nad peaksid toimuma. Kas see looduse arust on ka õige või ei ole, ei oma tähtsust, nii nagu peremees arvab. Selleks on vaja bürokraatiat, selleks on vaja mingeid reglemente, reegleid, et paberi järgi see asi jookseks. Aga ülereguleerimine tähendabki seda, et bürokraatia hakkab elama oma iseseisvat elu ainult selle bürokraatia huvides. Meaning of life. Ja. Monty Python, eks ole. Vaadake seda filmi, kuidas ametnikud oma laevaga lähevad teele. Ja on kõik võimsad piraadid, mis võivad sul kihva keerata ükskõik millise ettevõtmise. Ja samas praegu on ju igasuguseid imeregulatsioone. Ma kujutan ette, et isegi pommivarjendilikule pisikesele siukesele kuivkemmergule kehtestatakse varsti normatiiv, et ta ei tohi olla põhihoonest kaugemal kui 9,5 sammu. Ei, 8,5 oli Fellini siiski, mitte sammu, vaid film. Sest muidu see võib ohustada väiksemat kasvu inimeste ja nii edasi. Ja kurat, nad leiavad põhjenduse, mida see kõik ohustada võib. Aga vaata, leiab aga põhjus, igal asjal on põhjus. Põhjus on selles, et maakera on ülerahvastatud ja inimesi on liiga palju. Eesti kohta seda ei saa öelda, Eestis on maad küll ja veel, eks ole, aga inimesi on maakera liiga palju. Inimesed tuleb ära toita, et lihtsalt jagada nendele mingeid ressursse. See ei ole võimalik, see ei ole pedagoogiline, see ei ole hää. Nii et inimestele tuleb leida mingisugust tööd, olgu ta või püramiidide ehitamine, olgu ta või täiesti mõttetu, aga et mingi tegevuse eest maksta nendele palka, et nad ostaksid endale süüa, et jaksaksid jälle tööd teha. Ja mõeldaksegi välja mõttetut tööd ja üks osa mõttetust tööst ongi bürokraatia orjamine. Arendamine. Ja aga et oleks rohkem bürokraatiat, mida orjata, siis tulebki seda arendada. Ning kõik need bürokraadid, nad teenivadki välja oma ebatöö eest mingisuguse ressursi, nad saavad söönuks, ilma et nad peaksid olema siis mingid töötud, eks ole, või toetuste najal elama või kui Eestis võiks ju vähendada bürokraatiat ja 30 000 ametnikku ära koondada. Esimesel päeval me kõik kohkaksime kergendatult, aga siis selguks, et koondades makstakse nende röögatuid hüvitisi ja siis kõik need 30 000, kes ei oska mitte mingit tööd teha tegelikult, siis
tuleb nad kuskile majutada, tuleb anda neile süüa, maksta neile toetusi, osa nendest läheb vangi, sest nad lähevad vargile või ma ei tea, mis seaduse rikkuma, aga ühe vangi ülalpidamine läheb rohkem, kui on ühe ametniku keskmine palk, nii et lõppkokkuvõttes 30 ametniku koondamine läheb ühiskonnale, maksumaksjale ehk mulle ja sulle, raadiokuulaja, televaataja, meile kõigile rohkem maksma kui bürokraatia ülalpidamine. Vaata, siin tuli mul meelde praegu Ivan Makarov ja Adolf Hitler. Herr Makarov kunagi viskas mulle ette, et see teine maailmasõda, ma ei mäleta, mis teemaga seotult, aga ilmselt see pidi sõja ja natsidega seotud olema, et juba esimese paari kuuga Hitler võttis vangi üle 3 miljoni Nõukogude sõduri. Ja ma siis ütlesin talle, et see tähendab, et ta pidi tagama neile katuse pea kohal 3 korda päevas toitu, pesu pesemine, tualettide tühjaks vedamine, sel ajal tõenäoliselt olid kuivkemmergud, vähemalt. Neid tühjaks ei veetud, see oli sõjaväepeldik, eks ole, mida on juba Jaroslav Hašek kirjeldanud, et kui kraav sai täis, tehti meeter jagu edasi teine. Ja vaata, kui nüüd võrrelda seda sinu jutuga ka, et see läheb väga kalliks maksma, siis ma ei oska selle kohta midagi öelda. Hitler kaotas sõja. Me ei tohi teha sama viga, et nii-öelda viia eraldusse 30 000 ametnikku, sest siis ma ei tea, mis me kaotame, aga midagi me kaotame. Võib-olla see hinnavärk tõuseb nagu see samune, ma ei tea, mis asi, aga okei, on ja elu ei lähe paremaks, aga samas muidugi bürokraatia juurde tootmine, tuleme siit nüüd sinu väite juurde, et inimesi on liiga palju. Ma ei taha sind nüüd hakata nöökima sellega, et ja nii ütleb meedik. No see on lihtsalt pragmaatiline tõdemus, aga kes oli see mees, kes rääkis, et kui inimkond kokku koguda Hiiumaale, siis kõik saavad seista kuival maal. See oli elus klassik, see oli mina, sest Võt just. Väga lihtsalt ma võtsin, kui suur on maakera elanikkond, eks ole, et kui inimene seisab ilusti püsti ja liigutas 40 ruutmeetril, jah. 40 ruutsentimeetril seisab. 40, ma isegi arvestasin 30 ruutsentimeetriga, sellepärast, et hiinlaste jalakesed on tunduvalt väiksemad, eks ole. Mahuvad lahedalt Hiiumaale ära. Hüva, kui mitte Hiiumaale, siis vähemalt Saaremaale. Saaremaa seisab kõrval suur ja tühja, nemad vaatavad näljase pilguga Saaremaad ja lõpuks siis lähevad ja vallutavad. Lõpuks hiidlased, mitte need on siis 7 miljardit või 8 miljardit hiidlast vallutavad Saaremaa. Ja võib juhtuda küll, muidugi ma tuletaksin sulle meelde, vaata natukene Hiiumaa kaarti. Hiiumaal saaks ju keskelt otse läbi sõita, aga ei sõideta. Mingi põhjus peab olema, eks ole. Toim temaga. Ja hiidlased kindlasti teavad seda põhjust, aga nad ei ütle. Aga tulles tagasi teise maailmasõja ja siis Hitleri aadu juurde, tähendab Stalin, ta pani Hitleri väga raskesse olukorda ja sellest asjast praegu millegipärast peaaegu üldse ei räägita, et paar korda keegi on iitsatanud kuskil, aga suurt sellest ei räägita. Palju neid Nõukogude sõjavangi, see oli 3 miljonit või oli vähem või rohkem, mitte selles ei ole asi. Asi on selles, et kuskil 30. aastate alguses Stalin astus välja Genfi konventsioonist. Ja sellepärast Nõukogude sõjavangid ei olnud kaetud Punase Risti abiga ning sõjavangid, ükskõik milline riik võtab mingi teise riigi sõjavangid, nende sõjavangidest hoolitseb Punane Rist.
aga antud juhul tekkis olukord, kus Saksamaa, kes oli sõjas, kus Saksa enda rahvas nälgis ja siis nad pidid hoolitsema veel oma vahendite eest, pidid kandma hoolt nende Nõukogude vangi langenud sõjameeste eest ja sellepärast oligi nende olukord ääretult vilets ja küll neid suri nälga ja midagi tuli nendega peale hakata ja ükski konventsioon ei käskinud nendega käituda kui sõjavangidega, et nemad olid samas staatuses kui kriminaalkurjategijad ja kui lugeda raamatutest ja on raamatud, kus on kirjeldatud, kuidas Saksa sõjavangis elasid Inglise, Ameerika ja Prantsuse sõjavangid ja nendel oli šokolaadi, oli vorsti ja vabal ajal korraldasid nad iseendale ja ka vangivalvuritele teatrietendusi ja põndel häda kedagist. Tead, see Punane Rist saatis šokolaadi. Üldiselt see, mida teise ilmasõja kohta räägitakse, kirjutatakse, pannakse inimesed õppima, et nad oskaksid peast üles öelda, kuidas see täpselt oli. Kahtle kõiges, välja arvatud, mõned asjad, eks ole. Jah, kuidas tegelikult oli, seda peaks küsima nendele, kes on seda asja näinud, aga neid praktiliselt enam ei ole. Ja kui neid enam ei ole, siis on need, kes on kunagi kuskil kuulnud mingid vanaisa jutte, mis ta purjus peaga rääkis ja see kõik on juba midagi muud. Seda küll. Aga ikkagi, kui mahub kogu inimkond nii väiksele alale, kui me vaatame, kui palju elab suhteliselt väiksel alal Indias, siis kas sa mäletad midagi jutust, et madal tihe asustus ja väike asumid ja ikka praegu on keskpõrandale kokku, sest siis meie parkla teenib oma raha. Meie mingi Eesti aktsiaselts saab peremeest rõõmustada ja nii edasi. Jah, et see peremehe rõõm, see ei tähenda enamikule rahvast mitte kui midagi. Et see peremees on lihtsalt leidnud võimaluse, kuidas mingi raha hunnik kokku koguda, ehitada rahapüramiid, kõik ärid on põhimõtteliselt rahapüramiidid. Ja nii ongi, see on kapitalism, lapsed, seda me tahtsime. Kapitalism ei tähenda seda, mida veel mõned aastad tagasi koolis räägiti, et saame kõik rikasteks, eks ole, saame kõik ärimeesteks ja kõik ei saa, et ühe rikka ärimehe kohta peab olema vähemalt 200 või 500 või 1000 vaest, kes temale ressursi uusinad sipelgad või uusinad mesilased kõik kokku tassivad. Ja sellise ülesehituse puhul rääkida demokraatiast on vist täiesti kohatu. Aga võt ma ei tea, mis asi on demokraatia, sest demokraatiaks nimetatakse ka osalusdemokraatiat ja demokraatial on palju liike, eks ole. Nii et kui Valgevenes kõik see rahvas, eks ole, demokraatlikul jookseb hääletab ühe diktaatori poolt, see on ju demokraatia. Ja rääkides demokraatiast, on olemas teatud kriteeriumid, kuidas demokraatiat hinnatakse. Kõige demokraatlikumad riigid Euroopas on millegipärast vanad monarhiad. Nad on välja kujunenud ja tõestanud, et nii saab elada küll. Kui me vaatame Araabia maade poole, kus praktiliselt igale noorele inimesele $30,000 aastas antakse, kes annab muidugi valgustatud monarh, šeik või kuningas. Muammar Gaddafi oli see, kes andis. Ja selle eest ta maha löödigi. Ja väga rõvedal kombel, jah. Ja võta nüüd kinni, kus on siin, sa ütlesid, et loodus kui niisugune, ma ei tea, kas sa looduse hulka arvad ka inimese terve mõistuse? Kas nüüd terve mõistuse, aga vaata, kuna inimene on bioloogiline liik, eks ole, siis ta on ikkagi looduse produkt, et kas Darwini kohaselt või on ta jumala looming, aga jumal lõi looduse, eks ole, inimene on looduse osa ja kogu inimtegevus on seega samuti looduse osa ja samas ka näiteks poliitika, eks ole, on looduse osa, kuna see on inimmõistuse produkt. Jah,
täiesti loogiline. Ja inimese mõistus, olgu ta kellelgi geniaalne, kellelgi täiesti vildakas, perversne või puudulik, see mõistus on samuti looduse osa. Kui me nüüd... Aga kuule, aga loodusel on ka väga häid söödavaid seeni ja on täielike sitaseeni, mis kõlbab kuskile. Kõik on looduse produkt. Samas, kui me nüüd võtame jälle, tuletame meelde selle Monty Pythoni elu mõttest värgi, siis mingi põhjus peab ju olema, miks on elu. Mis on elu, seda me teame. Miks on elu, seda me ei tea. Ja samamoodi me ei tea, miks on vaja, et inimestega nii-öelda inimlikult käitutakse, et neid nui neljaks elus hoitakse. Hitler tegi pragmaatiliselt ja jubedalt meie tänaste tõekspidamiste kohaselt. Need, kes olid vaimselt madalama tasemega või üldse kehva tervisega, neid ta asus likvideerima. See oli nii-öelda tõupuhastus. Mis selle tulemus oleks olnud? Tont seda teab. Eugeenika oli 30ndatel aastatel moes absoluutselt igal pool, Natsi-Saksamaal, kommunistlikul Venemaal ja isegi Eestis minu meelest seda õpiti isegi koolis. Jah, nii oli. Ja seda küll, aga võt, kas see elu on hea, kas selle on halb, milleks ta vajalik on, seda me ei tea, mis on looduses hea, mis on halb, sõltub kellele hea, sõltub kellele halb. Aga see on täiesti selge, et inimene on ainuke bioloogiline liik sellel planeedil, kes hävitab oma elu keskkonda ning loogiline oleks, et loodus üritaks temast vabaneda. Aga see sonnik inimene on ääretult kaval, ta on leiutanud meditsiini, ta on leiutanud haiguste ravi, ta on leiutanud organite transplantatsiooni. Tänapäeval räägitakse juba tüvirakkudest, tervete kudede ja elundite kasvatamisest. Hambaarstid ootavad, millal teadus võimaldab kasvatada uued hambad soo, kasvatada uus makse ja põhimõtteliselt on võimalik isegi iga inimese jaoks tema tüvirakkudest ehitada varuosade komplekt, kus on silmad koos sarvkestaga, makse, neerud, hambad nii edasi ja ta kõnnib sinu järel või istub kuskil külmkapis, eks ole, ja ainuke, et mida tal ei tohi olla, valutundlikkust ja mõistust, et saaks ta nagu maksa ära võtta ja sulle sisse istutada. Ja see tähendab, et inimese kahjulik loomaliik, ta ei lase sunnik ennast hävitada ja ainuke võimalus, miks ta ikkagi võib ära kaotada, need ongi need ATH-d, igasugused ärevushäired, psüühilised kõrvalekalded, psüühilised haigused, vot selle kätte ta võib tõesti kaduda, sellepärast et nende asjadega me hakkama ei saa. No see ATH ja sihukene värk, lugesin hiljuti, üks psühhiaater ütles, et no iga asjaga ka ei maksa nüüd psühhiaatri juurde trügida. Sul oli üks väike maitsevääratus, mille sa hiljem ära pehmendasid, mul käis igal juhul jõnks niimoodi kergelt läbi, kasvatada uus maks. Vaat see võib hävitada inimkonna. Samas heitke pilk veise karjale sarvloomad, nad söövad oma jalgealuse lagedaks. Ja kui neil on kuhu minna, nad lähevad ja söövad selle ka lagedaks. Aga ja see ongi inimlik käitumine, kui neid ümbritseks mets, kust nad läbi ei pääse, siis nad hakkaksid lihasööjateks ka. Ja, aga osa nendest hakkaks võib-olla isegi mõtlema, et kui me metsast läbi ei pääse, aga siis leiutame äkki saa ja kirve, võtame metsa maha. See on sama, millest Elon Musk räägib. Milleks on vaja Marsile minna? Siis, kui inimesed on oma planeedi lagedaks söönud, ära lagastanud, siis lähme okupeerime Marsi, kõigepealt tekitame seal kolooniat, siis rikume Marsi ära, tähendab, tekitame sinna inimese elutegevust võimaldava keskkonna ja nagu haigus nakatame Marsi ja hakkame lagastama seda.
no Marsiga Ei ole on minu jälle mõte. lugu niimoodi, et Iidamast on öeldud, et Marsi elanikud keerasid oma planeedi kihva ja tulid maa peale. Seega me siis nagu tahaksime minna elama inimkonna kunagisele prügimäele, et avastada sealt väärtuslikku tooret. Nii või? Seda küll, aga kui vaadata, kui palju inimesi elab vanadel prügimägedel, kuhu on muld peale haetud, sinna on linnu peale ehitatud ja tegelikult kui vaadata vanu kultuurikoldeid, muistset Egiptust, vana Kreekat, eks ole, no see on kõik suur prügimägi, löö ükskõik kus Kreekas, löö ükskõik kus kohas labidas muld ja sa leiad sealt vana 2-3 tuhande aastase prügi. Seda Arheoloogid leiavad ju põhiliselt prügi, mingid potikilde, seal murtud kante ja igasugu mittevajaliku asju. Prügi. Lasin mõni aeg tagasi pilgu üle filmidest, mis mul on ketta peale tõmmatud. Ja mul tuli pähe üks kummaline ja veidi võigas mõte. Seal on mitmeid filme, kus minu pärast kreeklane või roomlane või ameeriklane kõige sagemini või mingid teised rahvad jäävad ellu kangelaslikult filmi lõpuks, sest ta on kreeklane, sest ta on ameeriklane, sest ta on venelased. Eriti, neid on nagu kõige rohkem veel vaadatud. Eriti, kui ta on kommunist. Aga nimeta mulle film, kus kangelaslik eestlane. Ja kuule isegi soomlane ei ole nii kangelaslik, et filmi lõpus ellu jääks. Ja sellepärast ongi Eesti ja Soome filmid, eriti mis puudutavad mingi sõdu või katastroofe, nad on depressiivsed. Mõneti jah, aga kui nüüd vaadata näiteks niisugust ilusat Soome filmi või oli see vene film nagu Kukuška. Ja. Vaat seal on inimsuhted kulda väärt kujul esitatud. Ja. Selle küll, aga sellepärast, et see film ongi inimsuhetest, mitte propagandast. Jah. Ja imeliselt ilus, muidugi ma olen seda ühe korraga ise teinud, kaugel olevat objekti vaadanud läbi optilise sihiku, et näha, mis seal siis on, mingisugust paremat jõlli ei olnud ja siis ma mõtlesin, et kui nüüd keegi kuskilt majast näeb, siis ta võib arvata, et mul on teatavad kavatsused. Aga võt need samad propagandafilmid, mis ülistavad teatud rahvuste esindajaid, olgu siis venelane, ameeriklane, neid on nagu kõige rohkem, riigid ka kõige suuremad, pole parata. Siiski tunneks nagu puudust ka Eesti soost kangelasest. Peale selle ebamäärase Lembitu, kes oli koostöös pahadega teinud jälle midagi ja ei ole tas pealuud ega karvamütsigi leitud veel vist või tont seda teab. No Kalevipoest on vähemalt mitu sängi. No Kalevipoeg on omaette tegelane, tema positiivseks kangelaseks mitte kuidagi ei saa nimetada. Aga vaata, asi on selles, et filme, mis ülistavad Ameerika kangelast, neid näidatakse Ameerikas ja ameeriklastele. Filme, mis ülistavad Nõukogude sõdurit, eks ole, neid näidatakse Venemaal ja vene inimesele. Aga Eesti on liiga väike, et me saaksime teha suuri ja väga kõva kunstilise tasemega filme sellest, kuidas nüüd Eesti sõdur on maailma päästnud. No ei ole ja sellepärast me olemegi õnnetud, me näeme nii Ameerika filme, mis on mõeldud ameeriklastele, kui ka vene filme, mis on mõeldud venelastele, aga võib-olla on see meie õnn. Me ei saa kontseptuaalselt sama põhimõttega filme teha, aga me saame ikkagi teha kaunis haaravaid filme, ma usun,
eestlasest, Ei, kes see on- tuleb see on- millegagi toime ja kes millega on ta- eestlane, nii nagu laulusalm ütleb, eestlane olen eestlaseks jään. Ja vaat just jään, eestlane on eestlaseks jäängi ja küllaltki viletsas olukorras ja viletsas seisus, sellepärast et nii palju kui on sõdu siit maalt üle käinud, eestlane on igas sõjas jäänud alati kaotajaks, välja arvatud üks episood ajaloos, see oli Tartu rahu, aga see oli ka täiesti siuke enneolematu asjaolude kokkusattumine. Segadik, üldiselt on Igavene kaks segadik, riiki jah. maailmas, kes on võitnud sõjas Venemaa, nii et kapitulatsioonid ja värgid, need on Eesti ja Soome, aga No see tookord andis ju, Lenin andis Krasinile kõva käsu, ükskõik mis hinnaga, ükskõik millistel tingimustel, aga sõlmi selle paganama Eestiga see sama rahu, et me saaks oma väed ära välja tõmmata ja lahendada meie probleem. jah, see oli Ja nii pragmaatiline. Ja nii oligi ükskõik mis tingimustel ja see rahu sõimilti. Ja. Kuulasin ühte klipikest jälle vene keeles. Kuidagi seda keelt hääldatakse paremini välja kui eesti keelt. Eesti keele kuulmine mitmetes YouTube'i klipikestes, see ärritab kõrva, ei ole midagi parata. Aga ma loodan, et asi paraneb. Ja seal üks vene naine eestipärases vene keeles, mitte nii nagu ütleme kuskil mujal Venemaal räägitakse. Mu kõrv on hakanud sedagi eristama juba. Arutles teemal, et russkaязычные estonce ehk siis venekeelsed eestlased. Et mis see siis on, kas ta on nüüd eestlane, kes mingil põhjusel ei taha eesti keelt rääkida ja räägib vene keelt või on ta venelane, kes tunnistab enda eestlaseks, aga eesti keelt ära ei õpi. Mõtlesin mina näiteks, no ütleme prantsuskeelsete setude peale. Kuule, tähendab, Pariisi linnas elab küllaltki palju inimesi, kes on süsi musta karva ja katsu sa talle ütelda, et ta on suahhiili, eks ole. Ta on mitte ainult prantslane, vaid ta on ka pariislane, eks ole. Aga venekeelne eestlane, vaat see on terminoloogia asi jällegi ja minu meelest selle on lendu lastu president Kaljulaid, sellepärast, et Kersti Kaljulaid on mitu korda rääkinud sellest, et me kõik, kes me siin elame, oleme ikkagi eestlased ja me võime vene keelt, valgevene keelt, ukraina keelt, mida iganes rääkida. See oli tükk aega enne Ukraina sõda. Aga elades siin, me oleme eestlased. Jah, kes tunneb, et on eestlane, see ongi eestlane. No ja kes tunneb, et ta täna enam ei ole mees, vaid on hommikul ärganud naisega, et ta on naine. Seadus see ka veel. Aga üldiselt mina ütlen, et see inimene, kes elab Eestis, eks ole, kes austab Eesti seadusi, kes maksab maksusid Eesti riigile ja väga tähtis, kes räägib eesti keelt. Ubi bene ibi patria võib ka muidugi öelda, kuigi see on natukene niimoodi kõveriti öeldud. Ubi bene ibi patria, see ongi migrandi kirjeldus, see on migrant. Kuigi ta võib assimileeruda. Assimileeruvad migrant, kõige hullem migrant. Ei, migrante, kes on võtnud mitte lihtsalt assimileerunud, vaid võtnud omaks oma kodumaa, armastab oma kodumaad samamoodi nagu siin elab eestlane, eks ole. Ta enam ei ole migrant. Mina ei ole migrant, ma olen geneetiliselt 75% venelane. No mind ei olge keegi migrandiks pidada. Kuigi minu vanaisa migreerus siia aastal 1918, kuna Venemaalt aeti välja teatud põhjustel. Aga minu lugupeetud abikaasa, väga ilus, tark ja tragi naisterahvas, eks ole, tema esivanemad migreerusid Venemaalt 250 aastat tagasi. No võib juhtuda, migrant on mõneti valitsuse migreen.
oot, eestlane ise ongi migrant ja see on igal pool kehtivates ajalooõpikutes kirjas, et ta sunnik murdis siia sisse, migreerus kuskalt tuuredite tagant 5000 aastat tagasi. Puhas migrant ju. Ja vaata, ja sina tead seda. Ja sina tead seda. See on just vaata kõige huvitavam, kuigi herr Haapsaare teoses on märgitud, et kõigepealt mindi siit ikkagi Uureli taha. Ja muidugi, ukrainlased kaevasid, eks ole, Musta mere labidatega ja inimkond on pärit Eestist ja selge see. Ja siin tekibki küsimus, Raigo Sõlg kirjutas ilusa raamatu Ahvist kodanikuks või vastupidi. Kes on kodanik, kes on kodakondne ja kes on lihtsalt manuline ehk siis investor. Aga ma arvan, et seda teemat me täna eriti lahkama ei hakka. Ta läheb väga terminoloogiliseks ja väga peeneks, aga eestlane on see, kes elab siin Eesti kultuuris ja eesti keeles. Ta võib kodus rääkida kas või suahiilit. Ja ei hakka meie siin, kuidas seda nüüd öelda, terminoloogilisteks patoanatoomideks, et lahkame ja saame teada. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.